läheb siis nüüd selle aasta esimene grill. Kuidagi hilja peale jäänud see aasta. Või sai talvel ka tehtud, kurat ma ei mäleta. Aga sellise sooja ilmaga ei mäleta, et oleks teinud. Vaatan nüüd selle grilli puhtaks ilusti. Kuigi tundub, et eelmine kord on see rest puhtaks tehtud vist. Jah, ma ütleks, et ei ole hullu midagi. Siin tuleb see plaat teistpidi panna. Isegi sütt on veel veidikene järgi jäänud siia. Luugid lahti ja veidikene iluravi ja läheb siis liha täna siia. Kurat, siin on mingi mõra, ma vaatan. See on järjest suuremaks läinud, ilmselt varsti on selle kausiga õhtal. Siis tuleb mingi uus anum siia sebida. Ja teisel pool on ka mõra. See on nüüd siis talvega tulnud, ilmselt läheb pooleks ka mingi hetk, ma kujutan ette see asi siin. Ja ennem kui pooleks läheb, tuleb ilmselt uus sebida. Sest vastasel juhul läheb see kuramuse leek sinna koos sütega selle alumise anuma sisse. No ei tea, kuna ta pooleks läheb plõks. Äkki ongi külmaga siis tekkinud või ongi lihtsalt praak. No ei tea. Eks see sisu tuleb siis uus sebida. Mul on mingisugune selline asi, millega ma grilli süütan. Ma ei tea, kui õige see asi on, aga sellega ma olen kogu aeg süütanud. Ja vaatame, kuidas sellega läheb. Äkki see ongi see põhjus, miks see anum puru on, aga samas ei tea, ma lasen selle söö peale, aga ma sinna anuma peale seda kuuma ei lase tavaliselt. Ma pakun, et siin päikse käes istudes temperatuur on 18 kraadi, võib-olla veidike rohkem. Ja hetkel siis ootan, kuna see grill soojaks läheb, et saaks selle liha sinna peale visata. Korralik väsimus on täna lihtsalt mitte midagi teha ei viitsina. Ise ka imestan, et need kuramuse luuviljalised puud ja mingid sõstrad sai ära pritsitud selle kuramuse lahusega. Äkki on kasu ka siis sellest, et eelmine aasta oli kõik kuramuse need murelid ja ploomid ja kõik need olid pihta saanud mingisuguste lehetäidega ja need röövikud tegid ikka palju kurja, et saaki eriti ei olnud. Ma vaatan, mis see grill teeb. Nii. Mina keeran selle plaadi alati teistpidi ja altpoolt põleb täiesti puhtaks. Tundub, et siin läheb järjest soojemaks. Ma tõmban selle kaane kinni ära ja siis ootame, kuna temperatuur üles läheb. Mingisugune 180 juurde, ma arvan, siuke paras. Siis saab liha peale panna. Temp on 200. Uugab korralikult. Ja siin on liha. Nii. Sibul ja ma ei tea, mis siin kõik on. Siukene kodune marinaad. Liha võtab juba ilmet siin. Ühe korra on kogu selle mandi siin ümber ka keeranud juba, nii et sibul läheb veidike kärsakat. Aga see on hea, sest see on krõbe. Jah, liha on siis kokku 1,3 kilo. Kuigi ta on nüüd juba siin kokku tõmbanud, et algselt olid need tükid nagu kordi suuremad. Aga lõhn on hea juba, jah, ütleme niimoodi, et väga palju siin enam juurde ei olegi vaja lasta, muidu kuivatab selle liha ära ja siis ta ei ole enam hea. Peabki ilmselt varsti siit mingisuguse tüki
võtma maitseks ära, et mulle tundub, et mingid väiksemad tükid hakkavad juba valmis saama. Võib-olla on isegi kõik juba valmis. Ei tea jah, kui siis võib-olla maks 10 mintsa veel. Võtan siit ühe mingisuguse tüki ja maitsen selle ära. Võtame siit kahvli ka ja ma ei tea, mingisugune tummisem tükk. Võib-olla see või? See on siuke suur tükk, ma ei tea. Ta peaks tegelikult lõikama. Ühesõnaga sai see tükk ära lõigatud ja seest on täiesti siukene ära küpsenud. Ma arvan, et kogu see liha on valmis siin. Võid ikka peale ka puhuma, liiga kuuma. Oi. Ma arvan, et kõik need lihatükid on valmis siin. Nii kuramuse mahlane, et seda ei oskagi sõnadesse panna. See nüüd öö otsa on see marinaat siin peal olnud, et ma arvan küll, et see liha on valmis siin. Võtan selle ühe väiksem tüki veel, vaatan, mis see teeb. See liha on valmis. See liha on valmis, see peab ära panna kõik. Muidu juhtub niimoodi, et kärsatad ära ja siis ei taha teda enam keegina. Siit saab isegi veel sibulat ka. See on ka ilusti ära küpsed siin. Kõhurohi, ma ütleks isegi. Jah, selle aasta esimene grill on nüüd ühel pool, et see on tõesti väga hästi õnnestunud. Mina, kes ma tegelikult liha küpsetada väga ei oska. Ma jätan endale siia ühe tüki veel söömiseks ka ja siis ülejäänud liha viin ilusti tuppa ära. Siis läheb veel makaronisalat sinna kõrvale ja või siis veidikene mingit basiilikut ja tomatit, et siis saab see õhtusöök väga-väga hea. Selle ma söön ära, vaatame, siit saab sibulaga kätte. Siis peab veel selle grilli puhtaks küpsetama siin, kõrvetama, kärsatama ja ma ütleks, et selline selle aasta esimene grill sai nüüd tehtud siis 22. märtsil ja sellega siis sükene pühapäev kokku tõmmatud, nii et kui sina ei ole veel grilli teinud, siis ma arvan, et sa ei ole hiljaks jäänud, et tee see ära. Järgmine nädal lubas ka muidugi päikesepaistelise ilma mingisugune 14 kraadi vist, aga täna sükene 11 kraadi. Ma ütleks, et väga hea ilm grillimiseks. Igal juhul jah, mina jään seda liha sööma siia ja soovin sulle ilusat pühapäeva jätku. Tšau!